päeval olid loomad kõik mõnusasti metsas ametis. Karu korjas õhvikaid, Metsiga tammetõrusid, Toonekurk parandas pesa, Siil keetis õunasuppi ja Rebane vaatas, et ega kena välja näeks, ainult Jänes kepsles niisama ringi. Kuule, Jänes, võta ka midagi mõistlikku ette. Sa võiksid kalakasvanduse rajada, arvas Rebane. Karu arvas, et see on hea mõte. Ka teised loomad lubasid abilisteks olla. Asusidki loomad asja kallale. Karu juuris põõsaid ja Metsiga kaevas nii, et muld tuiskas. Toonekurk lubas kalad tiiki kanda. Kõigil oli tegevust. Jänes oli aga mures, kuidas sõpradele abi eest tasuda. Loomad ei tahtnudki tasu, aga siiski. Rebane arvas, et talle kulub surgu lamp ära. Karu katses marjakorvi ja Metsiga labidat, Siil taldrikut ja Kurk tassi. Ja rohkem asju Jänesel ei olnudki. Jänest piinas küsimus, et miks talle seda kalakasvandust üldse vaja oli. Vaatas kalatiiki ja mõtles, et las ta siis olla. Möödusid päevad ja Jänes taipas, et tal ei ole selle kalakasvandusega midagi peale hakata. Ta püüdis kalad kinni, praadis ära ja kutsus sõbrad pidusöögile. Loomad arutasid, et uhkele pidusöögile ei tohi tühjade kätega minna. Ja nii viis Karu Jänesele marjakorvi, Rebane lambi, Metsiga labida, Siil taldriku ja Kurk kruusi. Kõik kiitsid pidusööki ja arvasid, et see oli Jänesel küll väärt mõte endale kalakasvandus rajada.